Euribori muutus on sõna, mis määrab laenuvõtja elus selle, kas tema laenumakse muutub väiksemaks või suuremaks, kui toimub 2 korda aastas intressi ülevaatamine. Praegu on Euribor olnud pikalt veidi üle 2%, nüüd märtsis tõusnud 2,5%-le ja tõuseb veel. Aasta lõpuks võib Euribor tõusta kuskil 3,2% juurde ja püsida seal siis mõnda aega ja siis alles järgmise aasta keskel tuleb taas allapoole heidi. Ja laenuvõtjaks tähendab see seda, et kui sõltubki siis sellest laenusummast, kui näiteks 140 000 laenu puhul, kui Euribor tõuseb 3,2-ni, siis kuumakse suureneb kuskil 90 eurot. Kuid miks intressid tõusevad? Eesmärk ongi inimestelt raha ära võtta. Keskpangale kõrge inflatsioon on see, mille vastu ta tahab võidelda ja siis ta hakkab tõstma intressimäära, et inimeste käest raha ära võtta ja kui raha on ära võetud, inimesed ei saa poodi minna, see ei saa kaupmehed hinda tõsta ja inflatsioon taltub, et see on see teoreetiline loogika seal taustal, ehk siis, et intressimäärasid tõstetakse siis, kui soovitakse inflatsiooni pidurdada ja seda tehakse läbi selle, et siis ja inimesed peavad rohkem laenusid tagasi maksma, et see on see kraan, mida saab siis kinni või lahti keerata. Euribor on sisuliselt finantsmaailma kindlustus selleks juhuks, kui keskpank peaks intressi tõstma. Veel pole keskpangad midagi teinud, seega tõus on igaks juhuks. Täpselt ei teata, mida see keskpank tegema hakkab, et kas üldse, ma ise täna olen isegi, ma arvan, et ma olen nõus kihla vedama selle peale, et me see aasta võib-olla isegi keskpanga poolt intressi tõus ei näe, aga mis tähenda seda, et turgudel ei ole piisavalt inimesi, kes kardavad, et tegelikult intressi hakatakse tõstma. Sellest tulenevalt on see ka see Euribori määra tõus siin väga, väga lühikese perioodi vältel toimunud, aga eks me näeme, et mis need lähemad nädalad või kuud toovad. Pangad siiski ei arva, et Euribori tõus raskusi valmistaks laenu tagasimakseks. Laenu andes arvestatakse tagasimakse võimega 6% intressiga ja mõne aasta tagune kiire tõus 0-4% Euriborini ei toonud kaasa palju laenuvõlgnevusi. Meie kodulaenu kliendid said oma laenu teenindamisega väga hästi hakkama, mis ei tähenda, et see laenu kuumakse suurenemine tähelepanuta jäi. Tõenäoliselt nad tegid enda pere eelarves siis korrektuure, vaatasid üle mingid muud kulud, kust kokku hoida, aga laenumakseid tasusid nad küll väga hästi ja õigeaegselt. Kuid kui laenusummad ikka makstakse ära ja tankla nagunii juba rohkem raha võtab, siis poes käimiseks jääb vähem raha ning majanduskasvule on see löök kindel. Eestlasi on siin iga aasta on nagu mingisugune uus järjekordne kriis, mis paneb muretsema selle tuleviku pärast. Tundus justkui, et nüüd viimaks et see aasta, et lõpuks hakkab minema. Kui see nüüd jällegi eestlase tuju nulli viib ja musta masendusse selle majanduse ja üldse enda tuleviku pärast, et siis see loomulikult majanduskasvuga kärbib. Seega võib ära jääda ka loodetud majanduskasv maksuküüru kadumisest, sest mingit lisaraha reaalsuses inimestel poes käimiseks ei teki. Ehk siis tähendab see lisaks Euribori tõusule ka seda, et ka muud tooted või teenused võivad olla kallimad. Ehk siis, et kui me aasta alguses rõõmustasime, et sissetulek võib-olla veidi kasvas, siis nüüd tuleb mõne aja pärast võib-olla analüüsida, et kas see on pluss või miinus kõikide sissetulekute väljaminekute vaates.